hotellis on siis jälle siuke mõnusam hommikusööka koht, näeb vähemalt hea välja, loodame, et see maitseb hästi. Ja siis siin on jah a la carte ja siis me võtsime Samui Benedict oli see siin. Lõhe pole ammu näinud hommikusöögid ja ilusad puud. Kart paneb väikse viinakese omale sinna. Kohvi sisse hommikul. Sellepärast ongi hommikul hea juua. Miks? Otsa võitlema hakkas see viinaga küll täitsa vähe. Ja enne trenni väike. Paneb liigesed soojaks ja koju heaks ja. Hardi, kui saab lõpuks oma India restorani tulla. Ma ei ole tavaliselt kõige suurem fänn, aga nagu te näete, siis tema on mangolassi käes ja elu on ilus. Mina võtsin butter chicken, Kardi võttis juustuköösta banaani. Räägi ise, mis sa võtsid, ma ei tea, mis sa võtsid. Tikka masala, butter chicken naan. Butter chicken. Butter chicken naan. Cheese and garlic. Iga päev natuke mures, kui ta sealt boksist tuleb, sest minu arvast nagu läheb aina lollimaks. Igatahes riisi toodi ka mingi tervele külale, nii et oli mingi mango asi vist. Mango ja mingi mündikaste ilmselt. Siin on peegel, see on ennast ka näidata läheb. Mulle tavaliselt ei meeldi väga India toit, aga see kana on siin isegi päris hea. See ei ole spicy ja see on siuke nagu mõnus. Ja see söögikoht on meil täpselt hotelli kõrval, nii et meil hea oli tulla siia. Ma nüüd täna tegin diili endaga, et ma nüüd päriselt proovin puhata. Kuigi ma ikkagi natukene tegin tööd, aga nagu reaalselt hästi vähe. Aga Karl võtab väga tõsiselt seda puhkamist, nii et ta jäi lambist magama. Aga no ma ei tea, mul küll undele, ma ei viitsi lambist magada siin päeval. Aga noh, ta käis trennis ka ja ma mõtlesin, ma täna veel ei lähe, et keha ilmselt ikkagi natuke on veel nõrk sellest haigusest. Nina ei ole ka nagu täiesti 100% lahti veel. Siin hotellis on siis niimoodi, et 4:30, 5:30 on mingi, mis iganes, jäätise tund. Ja siis saad siit jäätist minna alt võtta. Laimi oma. Mis me siis oma puhkusega peale hakkame nüüd? Pidime nüüd puhkama hakkama. Või noh, mina pidin. Aga sina võtsid seda väga tõsiselt täna. Ei seda tõsiselt, magasin tunni aega. Ma tegin ikka, pidime mingeid meile saatma, aga nüüd lähme, ma ei teagi, ma väga süüa ei taha, aga kord tahab sinna oliivi minna, et ma võtan võib-olla mingi snäki lihtsalt siin õhtuks, ma ei tea, mul on sellest lõunasöögist kõht ikka veel nii täis. Siis Karl vist tahtis massaaži minna, siis ma mõtlesin, et ma lähen siis jalutan nii kaua kuskile sinna Centrali äkki või ma ei tea, vaatan kuskil ringi. Aga natuke väsinud täna, sest et me magasime mõlemad täna lambist 5 tundi ainult. Ma ei tea, mis värk sellega oli, lihtsalt magama ei jäänud. Aga no ongi ikkagi mingi ketrad oma mingeid asju kogu aeg peas ja siis ma ei tea, ei saa magama jääda. Võtsin jälle neid summer rolls ja need olid päris head siin. Karlil on ikka suht sama söök vist kogu aeg ja mango shake ja laimimaht. Tulime väljast, sest praegu Võnju käisime söömas, Karl käis massaažis, ma käisin seal Centralis veits ringi ja nagu reaalselt siin on nii palju rahvast. Täna on siis 18. detsember ja nagu siuke tunne nagu põhjust ühe päevaga, nagu täna oleks siia mingid kõik lennud tulnud või nagu tänavad on nagu nii palju rahvast täis ja ühesõnaga ei ole siin Samuil enam midagi nii rahulik nagu ennem oli, aga noh, arvata võib ka eks jõuludeks ja aastavahetuseks. Ilmselt inimesed tulevad ja reisivad rohkem. Aga noh, meie nagu ikka vanad inimesed, mis kell on praegu mingi 9 läbi või? Teeme siin omale ühe rahustava tee ja ennem käidi siin jälle siis nii nagu eile lasti ukse kella ja siis täna anti teed meile. Nii et teeme teed ja siis uneshotid sisse ja viska seda uneshotti, ma näitan seda ka. Ma ei tea, kas ma äkki kunagi olen näidanud seda, aga nad on ka päris head asjad siin. Ei tea. No, selles mõttes need kindlasti ei tööta, et nad ei pane magama, aga minu arust, kui sa juba magad, siis nagu uni on küll päris sügav. Aga jah, magama jäämisega mul on raskusi siin viimasel ajal. Ei neile kell 3 öösel magama, ma ei tea. Ma ei tea, mis toimub. Karl ostis uue kohvri maale. Jumala suur. Ja ma olen ammu näinud kuskilt sealt, kuidas see, niimoodi.
mingi TikTokist või kuskilt, et nende joogitopsöödjatega olid jumala lahedad. Siuke suur kohver maksis siin siis 2300 pahti. Maksis siis 62,38, kui täpne olla. Igatahes jah, siin saab siis iga päev on see jäätise värk. Me lähme nüüd praegu sööma, nii et ma hakkasin seda jäätist võtma. Ja me lähme sinna Olivialle. Vaatasime eile, kes meil kõrval lauas istusid, siis nad võtsid mingi, ma ei tea, mingi liha nagu vaagna või mingi barbecue asja, nii et äkki me võtame täna ka selle sama liha asja. Või siis lähme India restorani. Ei, me võtame siis selle täna. Siukest liha pole küll ammu söönud. 890 pahti. See kahene set siis liha läheb maksma 24 eurot kahe peale. Siuke vaag on siis korralik hunnik lihti. Aga need vist on siin juurikad kõik, on ju? Mis kõik? Näeb hea välja. Need ei ole juurikad või? On ju? Nad on midagi juurikud ka, jah. No igatahes näeb väga hea välja. Tulime lambist, nüüd sõime oma liha ära ja siis mõtlesime, et lähme jalutame sinna tsentraali. Ja aga siis jah, me tulime lambist siia. See koht, kus me käisime siis Karli ema ja ta mehega ka. See Chom Chada. Mitte minu mehega. Chom Chada. Igatahes jah, mõtlesime, et võtame siin mingid kokteilid lambist. Need olid päris head siin. Ja siin oli praegu mingi happy hour ka, nii et 2 tükki ostsid, siis said 3 tükki. Ja nüüd on natuke päevi näinud. Aga jah. See oli siis see koht. Ja siin ei ole elektrit lambist, nagu teisel pool tänaval kõik on pime. Aga meil siin on. Yeah, thank you. Väga nunnu. Pidime siis praegu siia Wise'i ka tagasi tulema, see on siis see, mille kaudu me oleme omale netti võtnud. Ja muidu me oleme siis läbi tripi võtnud, aga seal on niimoodi, et 3 korda siis saab nagu ühe selle nii-öelda numbriga vist või? Sain õigesti rünne. 3 korda saab võtta seda ja siis sa ei saa rohkem. Nagu sealt ühe tripist. inimese kohta, ei mitte tripis, vaid selle ühe passi kohta saab 3 numbrit olla maks. Okei, igatahes me ei saanud rohkem võtta, sest et meil ei ole rohkem passe. Aga siis me tulime neile siia esinduste koha peale ja siis nüüd ta teeb siin selle nii-öelda package'i siis või mis iganes. Et ühesõnaga sealt me ei saanud ise enam teha neid rohkem. Ja see on siis, oota, pikaks ajaks see on. Ma ei teada üldse, et anda üks eluaeg. No igatahes mingi 600 pahti. 800. 600 pahti midagi. 650 pahti ja see on 12 päeva siis kehtib. See 12 päeva siis läks euridest praegu 17,65 ja ennem me võtsime 10 päevased sealt tripist ja siis oli 5 midagi sentidega. Aga jah, ühe passiga siis ei saa rohkem kui 3 korda seda sama asja teha, kui siis Wise'ist võtta. Aga ei tea, ilmselt kuskilt mujalt saab veel samamoodi teha, aga ei viitsinud, jätsime selle sama ikka alles. Olen põhimõtteliselt plaaninud sellest ajast saati tätoveeringut teha, kui ma esimest korda Tais käisin või isegi varem võib-olla, nii kaua kui ma teda tean, on plaaninud seda teha. Ja ta kogu aeg räägib, et ta tahab teha. Igatahes siis me tulime praegu siia kuskile konsultatsiooni, et äkki ta siis nüüd teeb, ma ei tea, igatahes ta räägib siin selle tüübiga. Ma ei tea, kui palju aega möödas on, mingi paar tundi võib-olla või. Igatahes siis ta nüüd otsustas niimoodi, et nad valisid enam-vähem mingi disaini välja või noh, mis stiili enam-vähem tahaks. Ja siis nad teevad niimoodi, et ta maksab siis 8000 pahti praegu, et nad teevad siis disaini nagu teema järgi, et mitte lihtsalt mingi lambi pilt kuskilt Pinterestist, vaid siis täiesti uniik, aga lihtsalt jah, et see stiili nii-öelda valisid välja ja midagi enam-vähem ja siis tätoveerija siis teeb midagi valmis ja siis peale seda siis nad vaatavad, et Karl otsustab, et kas talle meeldib see, kui meeldib, siis ta laseb teha, kui ei lase, siis ei lase, aga jah, depo on siis mingi noh, nii-öelda see disain siis, et ta teeb, on siis 200 midagi euri. Aga jah, me vaatasime ka, et see on Kosmoile üks nii-öelda tunnustatumaid tätoveerimissalonge. Ja ma ei oska eesti keeles tätoveerimissalonge. Et selle nimi on siis mingi Sativa tatu. Ühesõnaga, see on täpselt selle tsentraali vastas siin. Midagi taolist siis. Oled kindel selles ikka või? Ei, alati saab käe maha võtta, kui need. Kohe võid.
Here. Okay, kuna ta otsustas asukohta vahetada, siis teha õlast küünarnukini, siis oli depo hoopis 15 000. Kui oleks teinud küünarnuki Strandmani, siis oleks olnud depo 8000. Või noh, nii-öelda disaini ees sisse. Oled valmis või kardad ka või? No nüüd on see auto, see mõju ära ka natukene. Jah, me tegime ju 2 kokteili ja siis läksime tätoveeringut tegema. Või noh, küsima. Enam. No, praegu on veel tagasiteed, aga ühesõnaga ta pani aja siis omale 24 ja 25 tätoveeri arvas, et 2 päeva läheb sellega. Nii et jah, täna on 19. Sul on veel aega mõelda. Mõtlesin, ma teen väikse update'i, mis me siin oleme teinud viimased päevad, sest ma ei ole eriti filminud midagi siin ju. Täna on siis pühapäev tegelikult juba ja reedest saati siis või. Ühesõnaga, Karl oli siin oma selle tätoveeringu plaaniga ja lihtsalt siin edasi-tagasi seal mööda seda salongi jooksnud ja siis vahetanud neid disaine ja pilte. Aga no ongi, kuna me lähme juba siit, me lähme Tšovengist minema reedel on ju. Ja ta pani omale aja siis 24. ja 5. oleks see tätoveeringu aeg olnud. Ja kuna ikkagi see disain ei saanud seda niimoodi, et ta oleks seda vaadanud ja oleks olnud, et nagu 100%, et jah, see on see, mis ma teha tahan ja oli nagu veits siuke kahtlev, et oleks nagu, ühesõnaga, tal on nii palju mõtteid peas ka, et ta mingi pendeldab mingi mitme stiili vahelt kogu aeg ja siis ühesõnaga ta ütles oma selle tätoveeringu tegemise siis praegu ära, aga et ta tahab ja, et ta mõtleb veel, tahab rahulikult läbi mõelda kõik need asjad, et mismoodi ja kuidas seda ikkagi teha. Kuna see on nii suur töö ka, siis ma arvan, et ei ole mõtet nagu teha niimoodi uisapäisa kiirustades seda. Aga jah, ma arvan, et see on õige otsus praegu, et ei tee kiirust. Kuigi nagu see tätoveerija tundus nii lahe ja nagu ülitore inimene, nii et... Hea inimene. Ja, siis Karl ostiski mingi suure kommikarbi talle ja siis läks. Kuigi hommikul ta oli veel, et tavai, muudame siin, me teeme selle ära ja siis, kui see saab korda, et siis teeme ära selle. Siis paar tundi hiljem oli. Ei, sorry. Nüüd siis me käisime massaažis. Täna ma olen tõesti, ma olen võib-olla 5 minutit tööd teinud. Nagu reaalselt. See on päris hea saavutus. Mõgades hea hommikul käisimegi, olime siin basseini ääres mingi 2 tundi ja siis juba oligi sealt salongist kirjutati, et kas saaks nagu sinna minna, et saavad seda disaini veel arutada ja siis käisime Baubaus kohvi joomas. Siis käisime veits shoppamas seal tsentraalis. Siin on hull teema see mingi need Paul Frank siuke bränd. Ma ei tea, kas seda üldse Eestis on ka või? Ma tean, et ma olen seda kindlasti näinud Euroopas kuskil, aga ma ei ole kindel, kas Eestis seda on. Ja siis igatahes siin on mingid hullud soodukad ja siis jah, ma sain mingi siukse särgi omale. Baubaus oli siuke värk. Ühesõnaga ma rääkinud, et seal Baubaus on see Baubau on see kohvikoht ja siis seal kõrval on see resto. Ühesõnaga seal vist siis see Baubau omanik ja sealt restost, seal on vist see üks mees ja naine on siis paar ja ühesõnaga see on nagu siuke suur perevärk neil seal. Ja siis me läksime täna sinna sööma või noh, võtsime mingid sheigid sealt ja siis Baubaust kohvid. Ja siis see Baubau teenindaja tuli, et eelmine kord, kui te käisite, et siis ta unustas 100 pahti tagasi anda meile ja siis tuli... Või jah, et ta andis nagu valesti tagasi, et ta jäigi siis 100 pahti nagu andis vähem tagasi ja kuigi sellest oli juba mitu päeva ju möödas on ja siis täna lambist tuli, et jäi andmata, nagu me isegi ei teadnud seda ja nad on nii väga ikka ausad inimesed siin ja väga toredad. Aga nagu reaalselt ma pole vist isegi ühtik korda lugenud siin, kui ma olen raha tagasi saanud, et kas ma ikka õigesti saan. Aga ma ei tea, kas ma rääkisin seda või mitte, aga see õlg siis kuni siia küünarnukini, see läks küünarnukist jah natuke edasi. Ainult pealmine osa siis mitte nagu täiesti täis on ja välimine nii-öelda see osa oleks siis maksnud siin 55 000 pahti. Ja ma ei tea, siin Karli sõbrad ütlesid, et see on nagu enam-vähem sama hind ilmselt, mis Eestis, mis nemad on nagu Eestis teinud. Jah, sõltub nagu jah kohast ja sõltub jah, millest iganes. Aga et enam-vähem nagu sama hinnaklass, et ta ei ole mingi, ei olnud süke, et mingi odav koht, et lambist lähed sisse ja lambist kuskil teed lihtsalt, et ta oli ikka nagu korralik salong. 55 000 pahti ehk siis jah, mingi 1500 euri. Ja oleks teinud selle käsivarre, siis oli
kas nüüd 8 ei olnud või? Deposiit oli käsivarrega 8 ja õlavarrega 15 000. Oi igatahes jah, siuksed hinnad. Aga toredad inimesed ja see üks naine oli siis selle salongi omanik ja see oli nagu full täiesti. Tal ei olnud nagu mitte ühtegi kohta, mis oleks tätoveerimata olnud. Nii et jah, aga ma ei teagi, mis meil siin. Ega meil siin palju enam jäänud ei ole, 4 päeva siin Samuil veel ja või noh, siis me lähme sinna ühte teise hotelli veel 1 päevaks. Ja siis laupäeval sõidame juba, lendame Bangkoki. Räägin nalja teile. Karl ütles mulle kunagi, kui mina omale Crocsid ostsin, siis ta ütles, et ta pole elus nagu õudsamaid asju näinud. Vaadake, kus me oleme praegu. Crocsid. Ja Karl... ilmselgelt on mul päiksed vist. Näitan, mis Karl ostab omale kohe. Vaadake seda. Ärge vaadake. No vaata küll. Jumal lahedad ju. Need erinevad tšibitsid ka siia peale ja jumal ägedad. Eestis ma ei ole näinud siukseid, siin on mingi hull valik igasuguseid. Nii et jah, nüüd me oleme siia jõudnud. Kõigepealt ütles, kui ma omale kunagi Birkenstocki tõssin, räägin niipidi edasi, kui ma omale kunagi Birkenstocki tõssin, siis ta ütles nende kohta ka, et need on nagu nii õudsad vanainimesed lätud ja nüüd see reis ta ostis omale Birkenstockid ja nüüd ta läheb Crocse ostma. Aga New Balance. New Balance'itega oli sama, need suured 90-60 kohta ta ütles ka, et ta nagu pole elus õudsamaid tosse näinud ja siis ta ostis need omale. Nüüd Birkenstockid, need Crocsid. Ma olen ikka hea influencer, ma võin öelda küll. Karli influence'i. Nii rõõmus. Vaata, need on ka Birkuval veel. Ma ei siukest brändi ei teagi. Ma ei tea, võib-olla nagu natuke sealt boksis on saanud kahjustada midagi, sest et Karl disainib oma Crocse praegu. Seven-Eleven. Tulin siis Juuksist praegu ja mul läks siis, mul vedas viimase harjutuse aeg läks elekter ära ja reaalselt nagu sekundiga lihtsalt seal saalis on nagu nii palav ja umbne, aga jah, ma sain õnneks ilusti lõpuni teha. Aga just siis täna mõtlesin, et ma ei läinud praegu lõunal Karliga sööma, sest kell on 2:30 kohe, sest meil on kella 6 juba täna restosse lautandud, täna on 23. detsember, siis mõtlesimegi, et teeme siukse väikse jõuluistumise, et panime siuksesse hästi siuke jõuluvaibiga nagu restoran oli siin, nii et siis me oleme sinna. Aga jah, kuna kell on nii palju, siis mõtlesingi, et ma ei lähe nagu temaga lõunat sööma, et ma võtangi siit peale trenni ja ma olen mingi protesheigi praegu. Aga no ilmselgelt nad ei saa ju protesheikiga teha, kui seda elektrit pole. Nii et jah, ma vaatan, võtan äkki 7-Elevenist kiirelt omale mingi asja praegu. Võtsin hoopis selle maasika meloni. Ma ei teagi, palju Eestis kuust maksab, aga ma pole vist aastaid sealt võtnud. Aga igatahes siin võtsin selle keskmise praegu ja see maksis siis 2,99. Aga päris hea, praegu selle palavaga lihtsalt tahaks mingit jääkülma asja kogu aeg juua. Nii et jah, see on päris hea. Me panime siis sellisesse kohta täna laua nagu Day and Night ja meil on see siit samast hotellist mingi, ma ei tea, 3 minti äkki kõnnime sinna või. Ühesõnaga see on siin lähedal. Aga mul pole isegi aimugi, mida seal, mis menüü seal on või mis söögid seal on. Aga kuna see nägi väga siuke jõululik välja, siis me lähme siis tähistame oma jõule seal. Nagu siuke näeb välja. Igal pool mingid kuused ja asjad ja karud ja... Võtsime praegu mingid joogid ja võtsime selle Moonlighti. Armas koht, jah. Esimene sööka. Võtsime eelroaks kana quesadillad. Thank you. Ma võtsin siis mingi kokteili, kus sees on trühvliõli
aga ma pole kunagi niisugust asja kuulnud, et kuskile kokteili sisse pannakse trühvliõli. aga no proovime. Ma arvan, et seda väga ei tunne siin äkki. Kuigi teenindama hoiatas ka selle eest, et kui see ei meeldi, siis ära võtta seda. Okei, seda on tunda ikka. Väga huvitav. Ma ütleks selle kohta, et see on nagu... Ma ei oska isegi midagi öelda, ma ei ole midagi nii teistsugust küll varem jõudnud. Ma ütleks, et see on nagu... Ma ei saa öelda, et see on nagu soolane kokteil, aga... Nagu trühvli risotot jooks või? Ma ütleks, et siin on nagu mingi jalapeno maitse veits isegi. See on nagu, ma ei tea, väga huvitav igatahes. Nagu siuke Mehhiko maitse mõtteks. No. On trühvli maitse või? Õudne. Oli trühvli maitsega või? Ma ei tea, minu arust küll ei olnud. Sul ainult trühvli maitse ongi, Marin. No järelikult mulle meeldib see siis. Meie jõuludinner siis see aasta. Ma võtsin pitsa ja Karlil on liha. Häid jõule! Tahtsin juba ütlema hakata, et see on elu parim pitsa, aga nagu reaalselt see on väga hea pitsa. Nagu see sai on lihtsalt nii fluffy. Võtsin siis mingi kana ja seentega pitsa. Tõesti, väga hea. Ma andsin oma jäänuseid Karlile. Pead tulemas teistest jah. Aga no ütle, et sa oled paremat pitsasaiu saanud. No, Ei ütle. on ju hea. Nagu räigelt hea. Karl küsis, et kas võtame magustoitu ka, siis ma ütlesin, ma ei tea, et mul on nagu kõht nii täis, et ma väga ei taha. Ja siis ta võttis, et või noh, et võtame siis 2 peale. Siis ma ütlesin, no ma mingi 1 ampsu võtan ja nagu reaalselt. Kui suur see on, lihtsalt mingi. Äkki teegaks valesti? See oleks jah, pigem nagu mingi 4 inimesele ma pakuks maitse. No, ütle midagi. Ma ei tea. Ei meeldi või? Ei või? Ja sa tellisid nagu tervele külale selle ju. Jah, see tervele külale. See ei ole nagu juustukoogi maitsega või? Absoluutselt mitte. Nagu ma olin valmis, et see on kook. Karl ütles, et ta võtab nagu juustukooki. See on Ja. ülesemad. See, siis vaatan, et see on nagu, näeb välja nagu saepuru on ju, siuke hästi õhuline. Ja see on nagu külm, see on nagu lumi. Lihtsalt lumimarjadega nagu lumi. See ongi nagu lumi ju. Ja siis sa paned omale marju peale. Tahtsid jõuluteemalist? Nojah, jõulud. Natuke muutsime. Siin kõrval oli valgel äkki nagu mingi, ma ei tea, kondentspiimalaadne asi, maasikamoos ja siis maasikad. Ja siis panime seda kõike siia peale. Ja nüüd see siis maitseb lihtsalt nagu jäätis põhimõtteliselt, aga ennem ta oli nagu lumi. Aga nüüd on siis... See on nagu lumi jäätis. maasika. Ei no minu arust nüüd ta on lihtsalt jäätis, aga kindel, et sa võtsid ikka juustukoogi või? Koogist on asi väga kaugel. Siin võid ka kõrval, kui tahad. Aha, sa saad ise omale koogi kokku panna. Ühesõnaga, see on muidu Michelin guide'iga siis ka jälle resto. Aga nagu, ma ei tea, ma ütleks, et see kogu kupatuse mõttes võib-olla kõige kehvem, kus me oleme käinud. Sest et nagu toit oli hea, pitsa oli väga hea. Ei ole kõige kehvem, Eestis oli kõige kehvem. Okei, jah, Eestis oli natuke veits loppes, kus me käisime. Aga toit oli väga hea. Või noh, kokteilid olid sellised tavalised. Magustoit oli lumi, see oli natuke naljakas. Aga jah, pearoad olid väga head, pitsa oli väga hea, liha oli väga hea. Aga no teenindus oli siuke, et nagu ei olnud hea, ei olnud halb, nagu siuke tavaline. Et jah, kui ta oleks nagu mingi tavaline restoran olnud, siis selle kohta oleks öeldud, et nagu väga hea. Aga jah, sellelt nagu natuke võib-olla ootad rohkem, et see Pensiiri, kus me käisime, seal oli näiteks kõik nagu mega hea. Ja üks restoran veel tegelikult, kus me käisime, oli see Share, kus oli siis see neil seina peale pandud, et neil nagu on see märk, aga tegelikult ei olnud, siis seal ma ütleks, et oli ka kõik see nagu natukene nagu üldkokkuvõttes parem, et teenindus, toit, asjad, aga ei midagi halba, väga ilus vaade oli siin näiteks.
ja kõik need asjad siis läksid kokku 110 euri. 2 kokteili, magustoit. 4 kokteili. Või noh, 2 nagu mõlemal 2 kokteili. Mõlemal 2 kokteili, pitsa, liha, quesadillad ja magustoit. Nii, tänane kingitus oli hoopis siin. Kätekreem. Iga päev on siis saanud mingisuguse asja. Saate läpaka panna? No, see ei olnud ennem seal või? Ei. Noh, minu oma on ikka siin. Poole töö pealt jooksime siit minema. Ja siis jah, õhtul, kui kedagi toas ei ole, siis nad tulevad ja tõmbavad selle teki äärega niimoodi. Et siis on hea magama minna. Marin ei oska muidu magama minna. Homme on siis siuke kava siin, seal basseini ääres. Saame seal eegnoogi ja vaatame, peame siis minema homme ikka. Laula jõululaulu. Mida? Laula jõululaulu. Hästi laulad. Nagu kõvati või? Mõtlesin oma peas nagu ikka. Okei. Jõululunch. Sama nagu ikka iga päev. Tahad jõululaulu laulda? Lahe trenni outfit. Mulle. Pikne McQueen. Võta lähedalt. Võta lähedalt. Pikne McQueen. Rahakott. 7-11. Kokkujumm. See on jooku. Mask. Boxing. Nii uhke. Tänane kingitus, tulime tuppa ja siuke asi oli voodi peal. Mis siin sees on? Oi, mingi küpsised või? Kui need just seebid ei ole. Need lähevad on seebid välja rohkem. Ma loodan, et see on küpsist, mul on kõhtu. Ai, oota, see on mingi... No tee lahti. Ta ei pohku, mis seepi see on. Kurat, Marin. Küpsis. Tahan ka süüa. Tahtsime täna siis minna sinna bensiirisse jälle sööma, aga noh, 24 on ju täna ja see oli täiesti fully booked, nii et me lähme vaatame nüüd, kas me saame sinna Chadasse jälle minna, sest seal oli ka mega hea park. Ma mõtlesin, et part on äkki natuke siuke rohkem jõulusöök, nii et lähme sinna. See oli siin siis see, mida ma eelmine kord sõin ja see oli mega hea, nii et ma võtan uuesti selle sama. Ja siin lambist ei ole nagu üldse väga palju rahvast täna. Kuidagi siuke, või noh, on nagu laudu täis, aga samas pigem tühi. Minu part ja Karl võttis mingi 8 tundi küpsenud sealiha. Näeb väga hea välja, väga pehme. Meile paar kokteili, sest pole väga harjunud siin hotellis menüüs hommikul oli see hangover, siuke nagu pakett, kus oli siis see burger ja bloodimeri, aga see on ju alkoholiga hommikusöögiks alkoholi. Lugesin nagu tomatimahl, aga see on bloodimeri olnud. Mõtlesin, et miks nad nii vähe panid, et anti rohkem tomatimahla. Kes oled? Ei tunne sind enam ära. Joodik. Tellib hommikuks alkoholi. Minu arust pool tundi tagasi ütlesid, et sa ei joo tais enam ühtegi lonksu alkoholi. Käisimegi siis eile õhtul siin ka veel, käisime seal Chadas söömas
täiega hea söök oli, see siga oli seal mega hea, part oli ülihea, kokteilid on seal väga head. Ühesõnaga, jah, seda kohta ma ka väga soovitan, kui keegi peaks siin Koh Samuil olema. Ja siis peale seda me tegimegi oma nii-öelda, kui me muidu on, siis iga aasta jõuludel on alati meil 4 kohta, kus me käime, siis meil on jõuluõhtud, siis nüüd me tegime lihtsalt omal peredega siin FaceTime'i. Ja selles mõttes natuke ikka kurb. Ainuke asi siin detsembris reisimise juures ongi see, et mind teeb ikka natuke kurvaks, et ei saa jõuludel perega olla. Aga no ei ole hullu, lähme koju, siis saame nendega istuda küll. Aga jah, siis peale seda me läksime veel sinna Ritz Clubi, et veel siis viimast korda oma seda trummarit näha. Ta on tõesti nagu reaalselt on nii armas lihtsalt ja nii rõõmus kogu aeg ja siis tegime temaga seal mingi šotte veel või no mitte šotte, vaid šoti. Ma võtsin tekiilat ja Karl keeldus minuga seda joomast, nii et siis ma võtsin selle trummariga koos. Nii et jah, aga noh, mingi 2 vist olime juba kodus ja väga nagu pikk õhtu ei olnud, aga ühesõnaga me üritasime siis distraktida ennast, et ei mõtleks selle peale, et tahaks kodus perega olla, et jah, siuke hästi teistmoodi jõulud. Ja ma ei ole mitte kunagi varem siis olnud jõuludel kodust eemal, et ma olen alati kodus olnud jõuludel. Et jah, natuke on ikka imelik. Aga jah, täna siis ka siin hotellis olid igast mingid nii-öelda, ma ei tea, mingid asjad planeeritud, et ongi mingi seal basseini ääres oli see mingi DJ ja mingi bufee ja jõuluvana ja mingi päkapikud ja tantsutüdrukud ja et ka siuke hästi siuke jõulumeeleolu ja nagu samas lahe jah, täiesti jälle kogemata nagu siis võtsime siukse hotelli, kus hotellil on siis see enda nii-öelda beach club. Et jah, nagu siuke huvitav, et jälle kogemata sattusime kuskile beach clubi, ise ei teadnudki põhimõtteliselt. Jah, igatahes siis nii. Aga ma tõmban selle video siis siin nüüd kokku. See on juba ilmselt natuke pikaks läinud. Nii et jah, kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Ciao!